Tere tulemast Venture'i poolt korraldatavale webinarile teemal siis, kas hinnapakkumiste käsitsi koostamise aeg on möödas ja miks kiirus, usaldus, struktuur järjest enam loevad ja määrab, kes võidab käesoleval aastal. Vabalt võite vahele torgata enda küsimuste või lugudega, et seda huvitavam see webinar on. Proovimegi jagada just lugusid ja ka käesolev webinar räägib siis, jagab lugusid. Aga tore teiega kohtuda. Mina olen Kaur Tull, ettevõtte Venture'i asutaja ja taustast siis nii palju, et olen tsiviilehituse insener, tegutsenud viimased 8+ aastat BIM-i ja 3D modelleerimise valdkonnas, viimased 5 aastat erinevate BIM-põhiste IT-lahenduste arendamisel, sealhulgas siis tootmissektorile nii-öelda parameetriliste BIM-mudelite lahenduste nii-öelda tootmisel. Ja viimased 2 aastat on saanud arendada sellist platvormi nimega Materia ja see on siis sisuliselt BIM-põhine Configure Price Quote platvorm, mis muudab keerukate toodete müügi lihtsaks ja kiireks. Ja täna räägime, miks on kiirus hinnapakkumiste koostamisel järjest olulisem, mida ostjad 2026 aastal ootavad ja miks käedpõhised Configure Price Quote lahendused võivad üsna kalliks maksma minna. Ja proovin jagada lugusid ja kui teil on endal mõni lugu vahele rääkida, siis seda huvitavam on, hea meelega kuulame. Aga 2026 kindlasti ei ole buumi aasta, on juba näha, et ehitussektor kiratseb ja mingit tõusu justkui on ja erinevad allikad ka ütlevad, et sihuke 2% tõus on prognoositud. Küll aga just hiljuti rääkisin ühe kliendiga, kes siin Skandinaavias toimetab ja ka Soome turul, siis küsisin, et kas siis on tunneli lõpus valgus näha või on rongituled, siis ta ütles, et mis kurat, seal pole isegi tunnelit enam. Et on ikkagi suhteliselt madalseisus see turg. Aga kindlasti mäletame need, kes on ehitussektoriga seotud olnud, et mõned aastad tagasi, siin ütleme 4, võib-olla 5 aastat tagasi, et betoonelementide tootjad olid üsna nagu võiduvees, buum justkui käis ja reaalselt betoonelementide tootjatel oli järjekord ukse taga, siis nendel aastatel maht võidab, teed hinnapakkumisi nii palju, kui torust tuleb aga need ilusad aastad said läbi ja 2026 ei tundu ka olevat selline hüperaasta ja nendel aastatel võidab efektiivsus. Ja et olla efektiivne, sul on vaja mingisuguseid lahendusi, automatiseeringuid ja nii edasi ja selleks seda on ka meie mitmed kliendid jaganud, et miks võetakse erinevaid lahendusi ja innovatsioone ette, et just nii-öelda olla rohkem kliendile olemas, sest iga pakkujaid on rohkem ja konkurents on tihe, nii et tihe võitlus käib selle ühe nii-öelda projekti koju toomisel. Aga küsimus teile, kallid kuulajad, mitu pakkumist kaotasite eelmisel aastal või selle aasta alguses mitte hinna pärast, vaid sellepärast, et vastasite liiga kaua või olite liiga aeglased? Kas keegi tahab jagada oma lugu? No, loodetavasti siis teil selliseid olukorda ettevõtetes ei ole, on kõik super hästi automatiseeritud. Aga ma räägin ühe loo enda kogemusest, see oli küll juba aastaid tagasi, kui töötasin tootmisettevõttes ja oli reede pärastlõuna, jõulud olid ukse taga
ja tuli päring ühelt potentsiaalselt kliendilt ja ma ei vastanud. Esiteks oli asju teha, teiseks jõulud olid nurga taga, reede pärastlõuna ka ja mõtlesin, et peale pühi siis vastan, peale pühi ka loomulikult kohe vastanud, läks paar päeva aega. Ja mis siis juhtus? Kontakt saatis välja tegelikult 4 päringut 4 ettevõttele. Üks nendest reageeris ja tema tegelikult ka võitis sellest, sest et kui mina reageerisin, siis klient või see potentsiaalne klient oli juba teise pakkujaga vestluses, hind oli ankurdatud, sisuliselt lepingu lõppfaasis juba, et nii-öelda diil oli põhimõtteliselt tehtud. Ehk siis mina enam sinna vahele ei mahtunud. Tol hetkel ma ei lasknud ennast väga häirida, aga järele mõeldes siis tegelikult, kas tegemist oli müügiprobleemiga või oli see protsessi probleem. Et kui oleks tol hetkel olnud kas või sihuke manual playbook olemas, et kui tuleb päring, mis siis juhtub, et mis aja jooksul sa võtad ühendust, kas sa saadad meili, kas sa helistad tunni-kahe pärast, on see päeva pärast, või läheb auto email, et ei olnud, kõik oli sellise natukene kõhutunde pealt, ja protsess lonkas. Seda enam tegelikult ei olnud ühtegi nagu automatiseeritud süsteemi selle jaoks, et klient oleks võinud ise hoopis panna paika oma nagu päringu sisendi ja sisuliselt oleks saanud juba hinna ja võib-olla tarnegraafiku ja oleks töö olnud automatiseeritud. Ehk siis nii nagu spordis, kui sa võidad murdosa ajast, siis sa oled võitja, saad medali. Sama on tegelikult ka hinnapakkumiste ja klientidega, et esimene pakkumine ankurdab hinnaga, võib-olla seal on mingisugust lisandväärtust veel pakutud, kujundab kliendi arvamuse ja avab tegelikult dialoogi. Ja kui see tuleb ikkagi loetud tundidega või minutitega, siis sul on edumaa. Ja kui teine pakkuja võtab aega 2-5 päeva, et vastata, ilmselgelt sa oled valemist väljas, sa oled nähtamatu, sa kaotad selle mängu. Kui just ei ole tead mis mida, et kategooriliselt suur hinnaerinevus või mingid muud asjaolud, aga pigem on need haruldased juhud. Ehk siis järjest enam näeme seda, et 2-5 päeva vastus lihtsalt ei ole enam piisav ja siin märgata ja tihtilugu jäädakse sellest diilist ilma. Hiljuti jagas üks kolleeg ka enda lugu, kuidas tema abikaasa siis valis ratast endale ja oli 2 pakkujat lõpuks. Üks reageeris kohe ja sai nii-öelda kliendi support'i, kohe oli nii-öelda suhtlus olemas, teine reageeris päev hiljem, küll aga oli odavam, aga see kliendi suhtlus oli ka natukene sihuke kehvem. Ja lõpuks siis tema otsustas selle nii-öelda kallima kasuks, sellepärast, et tal oli parem tunne, teda teenindati paremini, tal tulid kiiremad vastused, asjakohasemad vastused. Selle jaoks olid süsteemid, selle jaoks olid protsessid, asi töötas. Ja ta võttis ikkagi kallima, mis siis, et tegelikult, kui me räägime jalgrattast, see on tõenäoliselt sihuke 5+ aastat investeering, siis seal mõnisada eurot võib-olla enam ei mängigi rolli, kuigi see, kui panna nagu võib-olla toidukorvi kõrvale, siis see on kuu toidukorvi raha. Aga sellegipoolest valiti see, kes tekitas parema tunde ja oli kiirem. Kuidas on siis ostja käitumine? Nii ärikliendid kui erakliendid järjest rohkem ootavad kohesed vastused, selgust ja kontrolli. Seda näeme enda ka klientide pealt, kes on näganud, et megakiiresti nõutakse vastuseid ja tahetakse visuaali ja lihtsalt kuskil tavaliselt, kui ei ole seda süsteemi automatiseeritud, on mingisugune pudel ja kael.
Siinkohal räägin jälle loo enda kogemusest, et mõned aastad tagasi ehitasin endale aeda ja leidsin ühe üpriski niisuguse vägeva aia konfiguraatori ja see oli piltide põhine, aga see ei häirinud mind. Tol hetkel tundus nagu täitsa äge asi. Ja siis panin seal oma niisuguse mõtted ja soovid kokku ja kui jõudsin lõpuks lõpuni välja, siis tuli mulle hinnavahemik 1500 kuni 2300 eurot. Umbes niimoodi, täpselt numbreid ei mäleta. Ja siis mõtlesin, noh, kumb ta siis on, et kliendina ma tahan ikka odavamat, ja veel oli väike märge juures, et paigaldust ei pakuta. Okei. Ja siis oli veel, kui selle hinnavahemiku sain kätte, minu jaoks juba see süsteem tundus nagu katki olevat, aga et nupp contact sales, võtad siis müügiga ühendust ja seda pidin mina tegema, mitte ei teinud nemad. Ja siis reaalselt tuli välja, et mingid tooted ei ole laos olemas. Öeldi, et tule ise toodetele järgi, paigaldust ka ei ole. Ma ei tea, tundub nagu jabur on juba. Ja siis võtsin lihtsalt tavalise aiaehitusettevõtte, kellel tundus korralik koduleht, head referentsid, võtsin emaili, helistasin ja põhimõtteliselt sain pakkumise ja hind oli olemas ja diil tehtud ja põhimõtteliselt paar nädalat hiljem juba tulid nagu paigaldama. Et see kliendi kogemus oli tegelikult kehva, et see näitab ka seda, et kui sa midagi automatiseerid, siis tee seda hästi, et see kasutaja kogemus just peab olema väga hea ja järjest rohkem tuleb sellele tähelepanu pöörata. Ja järeldus ka sellest, ostjad alati valivad kiirema ja mugavama tee. Sama näide on tegelikult see jalgratta näide, et küll oli kallim, aga see oli lõpuks kiirem ja mugavam ja klient otsustas võtta ikkagi sealt. Miks käsitsi hinnapakkumiste koostamine siis ebaõnnestub? See sõltub väga paljudest asjadest, et arvutusloogika on kellegi peas, kellegi tabelis, kuskil tarkvaras, siis inseneridest, kes teevad oma rutiinset tööd, kellel on paberil kuskil, kellel on jälle kuskil tabelis, ja ärileegrid on igal pool laiali ja see põhjustab tegelikult või tulemuseks on siis pudelikaelad, vead hinnapakkumistel, vead joonistel ja lõppkokkuvõttes mõjutab see ka ettevõtte kasumit. See on niisugune peidetud kulu, et see ei tulegi võib-olla alguses välja, kui ei ole suuri prohmakaid, aga sellegipoolest su süsteem ei tööta ja lõppkokkuvõttes see väsitab meeskonda, see väsitab juhtkonda, see väsitab müügimeeskonda ja see väsitab inseneride meeskonda. Ja see ei ole mitte kuidagi skaleeritav, kui sa sõltud oma insenerist kogu aeg, kui sa sõltud tabelitest, kui sa sõltud üldse nagu ainult mingitest indiviididest. Ja siin on üks hea sihuke ma ise nimetan seda surma kolmnurgaks, et pilt siis kliendist, müügist, insener. Kui on üldiselt sihuke keeruline või keerulisem insener-tehniline toode, mis päris nagu niisama e-poest ei saa osta, vajab eelnevat konfiguratsiooni, disaini, kus neid variables'i on nagu hästi palju, siis hakkab üks ringi jooksmine, klient tuleb, siis müük reageerib, müük läheb, vahel on olemas süsteemid ja protsessid, et ta saadab kliendile tagasi, aga pahatihti müük läheb inseneri juurde, insener teeb joonised, insener bounce ib back'i müügile, müük läheb jälle kliendi juurde, klient tahab midagi muuta, jälle müügi juurde, ühesõnaga selline väga-väga suur kuluring on. Ja kui sa lõpuks selle tehtud saad, siis tegelikult keegi ei garanteeri sulle ju müüki. Klient ütleb, et sorry, praegu pole õige aeg, liiga kallis, naabrimees tegi parema pakkumise, mis iganes on ja
pahatihti ütleme pool seda inseneri tööaega on tegelikult maha visatud, lihtsalt tehtud midagi, aga tulemust ei tule. Justkui pealtnäha kõik teevad hirmsasti tööd, aga ettevõttel sellest tegelikult kasu ei ole. Ja see on ühe kliendi lugu meil, kes reaalselt jagas, et oma olukorda, kus mingitele toodetele on 20 revisjoni. Ongi klient, müük, insener, müük, klient ja niimoodi 20 korda. Ja see võib võtta nädalaid, kui mitte kuid ja sellegipoolest siis see müük ei pruugi tulla koju. Ja Margusel on käsi, palun. Nii, tere. Tere. Kuuldavalt, väga hea. Kiire küsimus, miks insener ja klient otse ei suhtle? No vot, see on hea küsimus, et tavaliselt insenerid on sellised introvertsed inimesed. Kliendi insenerid ka. Jah, nii ja naa, vaata, kui on müügiinsener, kes valdab käed tööriistu ja teeb joonised, siis see on erandjuhtum. Pahatihti on ikkagi niimoodi, et müügimehed on eraldi ja inseneer on eraldi. Ja sellegipoolest on ju siis pudelikael, et kui neid kliente on palju, revisjone on palju, siis sa jooksed lihtsalt ja teed neid jooniseid ja suhtled kliendiga. Tegelikult sa saaks ju panna selle automatiseerida, panna süsteemi, kus klient saaks ise neid korrektuure teha, kui süsteem on hästi üles ehitatud. No ja, ehk siis sul on kas ühine projektihaldustarkvara või on otsekontakt ikkagi, nii et müük ei peaks seal vahel olema. Jah, aga tavaliselt minu kogemusel on see, et insener ei lähe seda müüki tegema, et seal on ikkagi nagu... Ei, seda ma ei mõtlegi, müügi osas on nii-öelda, kui asi või ilmselt, no okei, nüüd see sõltub valdkonnast konkreetselt, aga et tööstuse mõttes on ikkagi küll see, et asjakohane on kaasata insener sinna kohe alguses juurde ja et on omavahel kliendi inseneril ja pakkuja inseneril kontakt, nad on juba näost näkku näinud või vähemalt Teamsi kaudu ja siis nad suhtlevad otse juba edasi, et vältida sedasama ajakulu seal. Jah, on sellised olukordi küll. See sõltub kindlasti ettevõttest, mastaapidest, kui head on need kliendi suhted, aga kui me nüüd räägime, et me tahaks mingisugused ehitustooted tuua veebi, niimoodi, et klient saaks ise konfigureerida ja esitada päring, siis see võtab aega, et lihtsamate toodete puhul võib-olla siin mingid aknad, uksed, garaažiuksed, siis üldjuhul on pudelikaelaks müük või inseneeria. Inseneer on alati. Ja teistpidi on nagu see, et nii või naa, isegi selle kahepool kliendi insener ja ostja insener, seal peab ka olema mingisugune hea tarkvara olemas, mis kiirendaks seda protsessi ja kommunikatsioonivorm, et muidu ta ikkagi ronkab ühte jalga. Ja suurte asjade puhul suurte tellimuste puhul on see nagu loogiline, kui me räägime võib-olla väiksematest tellimustest, siis küsimus on see, et kas sa tahad mingisuguse väiksema tellimuse puhul panna oma inseneri kinni. Ja teine asi on see, et kas on juba nagu kindel, et see diil tuleb, et sa paned sinna inimese või see tegelikult on veel nagu lahtine. Et eks siin on kindlasti palju selliseid nüansse tuleb sisse. Margus, soovid sa veel lisada midagi? Aitäh küsimusest, super. Nii, ja nüüd tegelikult sellepärast eksisteeribki termin ja sellised tarkvarad nagu configure price quote tarkvarad, mis ka Margus mõnes mõttes välja tõi, et ühtne süsteem, kus siis CPQ tarkvara loob müügiprotsessi struktuuri. Ja see on see vajalik samm edasi,
kus siis C tähistab reeglitepõhine loogika ehk configure, P on price, ühtlane hinnastus ja Q on quote, kiirem väljund siis päringu esitajale ja potentsiaalsele kliendile. Ja mida klassikaline CPQ siis hästi teeb, ta toob kiiruse, päevadest võivad reaalselt saada tunnid ja minutid, vähendab vigu, annab mingisuguse järjepidevuse consistency pakkumistesse ja kui on hästi ehitatud üles, siis kliendi kogemus on ka võiks hea olla. Ma enda näites toon, et see AIA konfiguraator, mida ma kasutasin, siis see ei olnud hea kliendi kogemus, et seal ei väga palju puudu. Aga klassikalised siis configure price quote tarkvarad tavaliselt lõpevad seal, kus nii-öelda tootmine algab või nii-öelda see CPQ-d ei ole ühendatud tootmisega. Et üldjuhul 70% turul olevatest tarkvaradest on ilusa pildiga, täna võib olla ka ilusa nagu visuaali või 3D mudeliga. Pahatihti nad ei ole parameetrilised, aga mõned on ka ja nad väljutavad siis mingisuguse staatilise PDF-i, kus on siis visuaal, kliendi andmed, võib-olla on ka konkreetne hind. Aga sellega asi piirdub. Tihtilugu need andmed ei liigu kuhugi ERP-tarkvarra, nad ei liigu tootmisesse, nad ei anna välja insener-tehnilisi faile, CAD-faile, IFC-faile, STEP-faile. Ja see on tegelikult see, mida vajab inseneeria. See on üldjuhul selline puudulik lüli nende tarkvarade puhul. Teine asi on veebipõhised CAD tarkvarad. Kindlasti, kes tootmisega on seotud, siis autodes pakub erinevaid lahendusi. Üldjuhul tootmisettevõtted kasutavad seal Fusionit või Inventorit või siis SolidWorks ja see on küll teine tarkvaratootja, aga neid on võimalik ka veebi panna, et SolidWorksil on siis DriveWorksi lahendus olemas selle jaoks. Küll aga mida tihtilugu ei teata ja mida oleme ka enda klientide pealt näinud, et kellel on, osadel on DriveWorks kasutusel, osadel on Autodeski lahendused kasutusel, aga see ikkagi on, sa pead kõigepealt selle tarkvara litsentsi ostma ja siis on mingisugused serveri kulud. Autodeskil on seal tokenized, et sa pead 100 tokenit ostma, SolidWorksil on seal muud süsteemid, aga sisuliselt, kuidas ta töötab, on see, et iga klikk või iga konfiguratsioon maksab sulle midagi. Nüüd, kui sul nüüd kasutajaid veebis on palju, et ühe puhul on see kulu kontrollitud, aga sa ei taha ju ometi seda sa viid veebi selle ühele kasutajale ikkagi, tahad seda ikkagi sadadele või mitte tuhandetele ja kui kõik nad tulevad sinna mängima, klikkima, teevad konfiguratsioone, aga checkout'i võib-olla ei tee või ei tee, esita päringut, osad esitavad päringut, aga ei lähe kuhugi, siis kõik see ikkagi maksab tootjale. Ja see on, ta ei ole ka skaleeritav, need kulud on lõpuks kontrollimatud. Iseenesest, ütleme, plusspool, kõik need nagu SolidWorks ja need tarkvarad on majasiseselt kasutamiseks väga-väga head tarkvarad ja tõenäoliselt ilma nendeta täna nagu ei saagi, aga veebi neid viia ei ole rahaliselt kuidagi mõistlik, eriti kui sa tahad suuremat mahtu teenindada. Ja eks siis paljud CPQ lahendused oma eesmärki ei täida. Ongi see, et küll nad kiirendavad hinnapakkumiste tegemist, siis tellimuste täitmine, see inseneeria pool, andmete joonised sinna saatmine ja ühendamine, see on tavaliselt pudelikaelaks endiselt ja CAD-põhised konfiguraatorid võivad päris kalliks osutuda. Ehk siis CPQ kiirendab hinnapakkumiste koostamist, aga tootmisfailid, CAD-failid, need tuleb endiselt käsitsi teha, ehk siis ta on osaliselt automatiseeritud.
Mateeria CPQ tegelikult siis täidab selle lünga, et ongi natukene teise nurga alt lähenetud just insener-tehnilise poole pealt, aga proovitud see inseneri komplekssus viia veebi. Ja Mateeria CPQ siis aitab ka automatiseerida keeruliste toodete müügiprotsessi hinnapäringust kuni tootmiseni välja. Ehk siis ta võimaldab anda välja täpsed insener-tehnilised joonised, 3D mudelid ja ka 3D mudelid, mida saavad arhitektid tegelikult oma projektides kasutada, näiteks Revitis või mujal. Siin on ka siis üks näide ühest konfiguraatorist, mis on tegelikult siin juba üle aasta laivis olnud, kes kasutab siis Mateeriat antud juhul Sakumetal. Põhimõtteliselt 5 minutiga saad endale garaaži ukse konfiguratsiooni ära teha, saad meilile nii-öelda päringu ja ta on ka tegelikult siis koostööplatvorm, et see päringu tegija saab igal ajal seda disaini uuesti taaskülastada. Ja meie nimetame siis seda configure price quote produce töövooks, ehk siis oleme lisanud juurde nii-öelda P-tähe. Mida see P tähistab, ongi materjali loetelud, POM, andmete saatmine näiteks CNC masinatele, tehnilised joonised, 3D mudelid, kõik see tuleb välja. Ja selle eelduseks muidugi ongi see, et need kõik välja tuleks, siis see kliendi kogemus on ka tehtud võimalikult visuaalseks 3D-ks, et kõik need joonised ja detailid saaks tulla sealt ilusti välja. Kui ta oleks klassikaline 2D, siis mingisugust käedjoonist sealt genereerida on küllaltki keeruline. Ehk siis Venture'i CPQ-P Mateeria mõte on see, et mida müük müüb, seda ka tehas toodab. Ehk siis ta ei automatiseeri ainult müüki, vaid ühendab kogu müügi ja tootmise üheks tervikuks. Tulemused praktikas. Sakumetalli näitel siis nende müügitsükkel tõstustele lühenes 2 nädalalt 2 tunnile ja enamus tellimustest tuleb täna läbi konfiguraatori. Isegi kui tuleb meilile või kuskilt mujalt päring, tegelikult müügiinsener teeb seal selle pakkumise valmis. Kui ta sisse logib, seal on kohe hinnastus olemas, ta on ühendatud Derbiga ja sisestab kliendi andmed, saadab kliendile selle konfiguratsiooni, kas see sobib. Kui sobib, siis on juba deal. Ehk siis lõppkokkuvõttes selline süsteem tegelikult annab supervõimed müügimeeskonnale. Et ta võimaldab esiteks läbilaskevõimet suurendada, teiseks sisuliselt kogu see komplekssus, insener-tehnilisus on viidud veebi, reeglite põhine, klient näeb, mida ta tellib, müügiinsener näeb, mida klient tahab ja lisaks tulevad seal siis kõik andmed välja pluss joonised. Siis kui sa mõõdad seda tegelikult klassikalise nagu võib-olla müügiinimese nagu palgakuluga, mis on seal, ma arvan, sõltuvalt jälle ettevõttest, ütleme, et sihuke 6,000+ kuus ettevõttele, siis see kulu on tegelikult alla 3 kuu, 3 kuud. Et nii-öelda panustada see 3 kuu müügiinimese palk siis sellisesse süsteemi ja see ei pea tegelikult oma müügimeeskondaga suurendama, et sa suudaksid rohkem kliente teenindada või pakkumisi teha, vaid sul on selle jaoks süsteem, aga reaalselt läbilaskevõime suureneb. Ehk siis küsimus teile, kallid kuulajad, kas hinnapakkumiste käsitsi koostamise aeg on möödas? Ma ise arvan, et jah, kui sa tahad olla võitjate meeskonnas ja kui on töövoog hästi lahendatud, tuleb külastaja, et see eraklient, äriklient, sealt tulevad välja tehnilised joonised, reaalajas hind, nii-öelda usaldusväärne loogika, materjaliloetelud, joonised ja suhteliselt kiire järelteenindus kliendile.
siis on sul ka maksev klient olemas. Kas on küsimusi? Et tänud kuulamast ja igal juhul hea meelega kuulaks teie lugusid ja kui on küsimusi, siis hea meelega proovin vastata. Tavaliselt Eesti inimesed on siuksed hästi arad, et ei julge küsida midagi, aga julgelt võite. Ma võtan jälle sõna. Ja, super. Saku Metalli enne selle näitada, et Saku Metall või Saku Metalli allhanke tehas? Saku Metalli uksetehas. Kas allhanke tehase ja projektijäriga on ka kokkupuuteid? Ei ole hetkel olnud. Aga üldiselt projektijäriga, kus partiid võib-olla on pidevas muutuses või disain on, ütleme, pidevalt või mis iganes pidevalt, aga mingi aja tagant jälle muutumas, ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda, on nagu lihtsalt see, et ümberseadistamisele kulub aeg ja tagasi tulla siis selle inseneeria ressursi juurde, et kus insener peab tegelikult mingeid joonise muudatusi sisse viima, mingi sisendi vastu võtma, seda siis kliendiga justkui nagu kinnitama. Et mingid siukseid harjutusi olete teinud ka või ei ole? No, meil süsteemis on teatav osa ise hallatav, et kui on mingisugused muudatused, siis seda saab konfiguratsioonis just enne, et kui on sisse ehitatud, et täna ei võimalda seda, siis kasutaja saab mingil juhul ise hallata ja me töötame selle nimel iga päev, et järjest rohkem oleks seda iseseisvat haldust seal, et ei peaks arendaja seda tegema. Ja selliseid olukordi on küll olnud, kus käedjoonised näiteks lähevad välja siin klaaspiirete puhul, näiteks mingisugused ristlõiked või plaanijoonised ja siis neid kasutab edasi insener juba, et mingisugused muudatused tuleb, ta ei lähe need konfiguraatorisse tagasi, vaid on mingisugused erijuhud, mida siis saab võtta need käedjoonised, mis konfiguraatorist tulid aluseks ja neid täiendada ja muuta ja siis juba kliendile saata. Selliseid juhte on küll olnud. Kas see vastas su küsimusele? Osaliselt, jah. Okei, mis osa puudu jäi? No siin küsimuse esimene pool oli just ka see ettevõtte kontekst, et meil metallitööd on ju, et kas see uksetehas, kas nende kogemus nagu pädeb või ei päde või võiks nendega sellest korraks arutada. Ühesõnaga, eks see, kuna ma enne ütlesin ka, et inseneeria ressurss niikuinii on igal pool kriitiline, siis nende protsesside automatiseerimine ja kiirendamine on nagu igal juhul väljakutse. Sõltumatu valdkonnast ja eks me ise nagu otsime neid lahendusi ka natukene. Aga kui see Saku Metalli allhanke tehas, ühesõnaga meil on üks Saku Metallist või allhanke tehasest üks mees lisandus meiega või liitus meiega, et sellepärast ma küsin, et kas või mis kogemus tal on või mis kokkupuude ja siis vaatame edasi. Sest lõppkokkuvõttes müügivaade on alati seotud inseneeria ja kliendi kommunikatsiooni põrgatamisega ja ongi, kuidas asi kiiremaks, efektiivsemaks, kvaliteetsemaks muuta, mis tööriistu kasutada. Jah, absoluutselt, et ma ütleks, et üks kõige keerulisemaid võib-olla projekte, mis meil täna on olnud, on torud, maa-alused torud, igasugused manhole'id ja asjad, kus on neid variables nagu meeletult palju, et igasugused torude otsad ja asjad, et see kõik on tegelikult automatiseeritav ja tehtav, aga selles suhtes see eeldab kindlasti nagu kliendi poolt ressurssi, et kogu see loogika ette anda, kuidas mingid asjad, mis on need äärejuhtumid, kuidas need töötavad ja nii edasi. Ja
selline konfiguraator võib-olla päris nagu ei saagi eeldada, et ta kohe 100% ära automatiseerib sulle, on ju, et eesmärk on see 80% ära automatiseerida, mis on need igapäevased standardsemad hinnapäringud, on ju, aga kui sul ei ole sinna sisse ehitatud mingisugust funktsionaalsust, on ju, siis see tuleb siis kas teha või küsimus on selles, kas ka on vaja teha, nii et võib-olla mingisuguseid erijuhuprojekte tuleb seal kord paari aasta tagant, et siis seda teebki mingi insener, kes mõtleb selle läbi ja sul ei ole vaja selle jaoks nagu konfiguraatorit. Et konfiguraatoriga sa ehitusükse veebipõhise lahendusega sa üldjuhul ikkagi tahad teenindada seda 80% nagu massist, et ja selles suhtes teine asi on ju see, et noh, võib-olla Margus, sa oskad öelda, mis see rusikaprotsent nagu teil on, et või thumb rule nii-öelda, et palju läheb töösse päringutest? Et täna päringut on ülilihtne teha. Hea küsimus. Ma tegelikult praegu täna ei oskagi öelda sulle, valdkond, kus ma ka tegutsen, siin on päringus võib olla sul erinevaid tooteid seal, ma ei tea, a la 100 on ju, et 100-st läheb näiteks 10 tükki täna töösse ja järgmised 10 läheb pool aasta pärast on ju ja et seal nagu see protsent ei ütle otseselt veel midagi. Ja. Aga üldiselt jah, nii-öelda rusikareegel on sul see, et 10% on sul, 10-20% on ikkagi see, mis läheb töösse. Ja see jällegi sõltub, eks ole, et mis faasis sa oled, on ju, et kui sa teed mingit budget faasi, noh, siis sul niikuinii on budgetist projekti, noh, võib-olla lähebki 10, kui sul on projekti pakkumine juba, noh, siis see protsent võiks olla nagu vähemalt 50%. Jah, eks on jah, erinevad juhud projektimüük või nii-öelda tavalise tootemüük, aga jah, meil enda kogemus on ka see, et sihuke, nagu sa ütlesid, 10-20%, vähemalt meie kliendid on meile siuksed numbrid avaldanud. Aga sa kunagi ei tea, milline see 10% on, et siis sul ongi vaja automatiseerida see lõviosa, et see tööle saada, et lõppkokkuvõttes, mida sa oma müügilt tootad, et ta suruks kliendi kätte, tooks diili koju. Ja mida kiiremini ta seda teeb, seda paremini. Just. Ma hea meelega, et kui vähegi on millegi aega, et siis vaataks otse teie kaasusele, kas Mateeria saab seal kasuks olla. Et meil on ka selliseid projekte majas, kus võib-olla pealtnäha ta päris kohe ei sobi, aga siis me kasutame mingisuguseid Mateeria mooduleid, et Mateeria üks osa on PIM-süsteem ja see on siis tooteinformatsioonisüsteem. Selle peale on ehitatud siis Configure Price Quote tarkvara ja tavaliselt pahatihti on ettevõtetes nii-öelda, kui kapoti alla vaatad, siis vundament paigast ikkagi ära, et see tooteandmed. Täitsa nõus, meil on vundament paigast ära, ma olen nõus. Tooteandmed on igal pool laiali ja kellegi peas Excelis ja PDF-ides, et seda tuleb päris tihti ette. Aga tegeleme sellega. Et jah, hea meelega, kui on võimalus, siis arutaks teie kaasust. No, kontaktid on sul olemas, aga mitte nüüd kohe vaatama millalgi mai enne jõuas. Okei, mai on juba ukse taga vastu. No põhimõtteliselt. Kuule, aga selge, ma tänan, ma pean praegu edasi jooksma. Aitäh, Margus. Ja, Taival käsi püsti. Ja, tänud ettekande eest. Kas sa oskad mingisuguseid keskmisi numbreid välja tuua ja ütleme siis
kohustusi, mis ettevõtte poolt, et kui ettevõte tahab teie lahendust kasutusele võtta, et juurutuse osas palju see aega võiks võtta, mida peaks arvestama nii-öelda enda panuseks, ajaliseks panuseks, mis tuleb teha, et siis saada nii-öelda see automaatne lahendus tööle. Üldiselt proovime niisuguse 3 kuu perioodiga hakkama saada. Võib-olla on isegi tööaega vähem seal, aga kogu see pallipõrgatamine, analüüs, see võtab aega, et üles seada. Ja mis on vaja ettevõtte poolt kindlasti nii-öelda teiepoolset projektijuhti, kes siis oskab meile sisendit anda ja oskab küsimustele vastata. Meie poolt on analüütik vastas ja kliendi poolt peab olema ka siis ikkagi kas insener või analüütik või keegi vastas, kes annab seda tehnilist sisendit, mida me siis läbi töötame ja nii-öelda konfiguraatorisse paneme. Aga kuidas te nende olukordadega toime tulete, et kui andmed on igal pool laiali ja pilla-palla, et kas siis tuleb hakata kõigepealt eelmist tarkvara juurutama või eelnevat tarkvara, kuhu sa need andmed sisestada või kuidas seda siis hallata? Ja täpselt, selles suhtes sõltub nüüd täpselt su eesmärgist, et kui me räägime mingist kindlast tootest või tooteseeriast, siis alustaks sellest, aga üldiselt jah, loogiline on vundament enne korda seada, kõik tooteandmed, kas on kuskil ERB-is, siis ERB-ist me saame nad enda back-office'isse kätte või kui neid ei olegi, siis tasuks ennem need andmed viia nii-öelda PIM-süsteemi ja PIM-süsteem saadab siis neid andmeid konfiguraatorile, et sisuliselt mateerias on 2 komponenti, ongi see front-end, mis on see ilus 3D kõik, aga ta baseerub tegelikult selle back-office, selle ongi tooteinformatsioonisüsteem, ehk siis lihtne näide on see, et tooteinformatsioonisüsteemis on defineeritud ära kõik su Lego klotsid ja siis see konfiguraator on see Lego builder, mis paneb kokku nendest defineeritud Lego klotsidest selle toote. Aga samuti, Taivo, et kui teil on konkreetne kaasus, siis vaataks hea meelega asjale otsa. Ma praegu küsimus oli pigem niisugune üldine, sest minu meelest see on päris tavaline, et need protsess on nii-öelda, vundament on paigast ära ja siis küsimus oligi pigem sellel suunal, et kui igavesti lükata juurutusi, uuendusi edasi selle ettekäändega, et vundament on paigast ära ja see on suur ettevõtmine, see korda teha, et siis see teeb uuenduste juurutamise raskeks, paneb seda edasi lükkama ja küsisin pigem sellest vaatest, et kas teil on mingisuguseid meetodeid, lahendusi selle jaoks, et ütleme seda, et see kasu saaks hakata juba varem tulema, et ei peaks ootama, tegema hästi pikka eeltööd, et saada esimest pisikest kasu, vaid võiks juba hakata nii-öelda jooksvalt kasu saama, et see nii-öelda iseennast ära tasuks. Üldiselt loogiline lähenemine on niimoodi, et võtta see üks toode, mis on teil, ütleme, see best selling, see üles sättida PIM-is ja konfiguraatoris ja siis põhimõtteliselt seda duplikeerida ja sealt edasi minna. Et kuskilt tuleb alustada, kõike korraga niikuinii ei ole nagu mõtet, et võtakski see best selling, see ongi tavaliselt 2-3 kuud protsessi, ta on üles seatud ja sealt saab edasi minna järgmised tooted ja tootekategooriad üles seada. Et see on mõistlik, oleks kõige mõistlikum lähenemine, et kõike korraga pole mõtet, et see annab ka võimaluse valideerida ja vajadusel ka mingil määral midagi muuta, kohendada, et see oleks kõik õige, et kui sa võtad suure monoliidi ette ja hakkad üles seadma, siis pruugigi nagu lõpuni jõuda. Tundub loogiline, tänud. Ja kellelgi oli veel küsimus?
igal juhul, kui rohkem küsimusi ei ole, siis võite vabalt kirjutada, helistada, olen meili ja telefonikõne kaugusel. Kaur, chatis on küsimus. Okei, ei pannud tähele. No nii. Ja Robertile siis vastus, et täna ehitame ühele kinnisvaraarendajale siis korteri konfiguraatorit, kus tegelikult hierarhiliselt ongi niimoodi, et on arendus, siis on see maja, kortermaja, siis on edasiselt juba korrused on ja siis on korterid, et oleme selles suhtes küll. Ja seda me teeme natukene teistmoodi, et me samamoodi kasutame Materia nagu seda BIM-lahendust seal, küll aga see konfiguraatori pool ei ole päris selline, nagu tuleb või oli Saku Metallil või siin Arfixil või Noorel või kus iganes. Valeniumil näiteks saab varsti tuleb Focusroomi konfiguraator, et ei ole päris identne sellele. Aga jah, selles suhtes oleme teinud küll säärased kaasused. Küsimus siis, et kas aga selline lahendus, kus klient saadab peatöövõtjale oma projekti ja ootab kiirelt hinda. Jah, ilmselt on seal pudelikaelaks BIM-mudeli kvaliteet täpselt niimoodi, et see BIM-mudel siis peaks olema üsna hea. Päris sellist lahendust ei ole teinud, on olemas erinevad BIM-tarkvarad, mis siis võimaldavad teha, aga nüüd küsimus on ka hinnas, et kuidas sa seda hinnastad, et tõenäoliselt BIM-mudelis on peavad olema õiged IFC klassid, õigetes, võtame aken ja aken peab olema IFC window klassis ja siis ta loeb need aknad kokku ja teab akende suurust ja siis kuskil on sul ilmselt mingisugune andmestik, on see siis kas mingisuguses Serbis, Excelis, BIM-süsteemis, kus on need mingisuguse avasuurusega aknad defineeritud, aknad defineeritud, et loeks selle hinna sisse, aga siis see BIM-mudeli, hoone BIM-mudeli kvaliteet peab üsna hea olema, et kui ta hea ei ole, siis tuleb hakata kõigepealt selle BIM-mudeliga ise tööd tegema, et ta heaks saaks. Kas see vastas sinu küsimusele? Et Robert, samuti, kui on mingi konkreetne kaasus hea meelega, ma arutaks sinuga, et olen telefoniga kaugusel. Kas on veel küsimusi? Igal juhul tänud, et leidsite aega, et tulla kuulama. Loodan, et oli kasulik, pani mõtlema automatiseerimise üle ja protsesside loomise üle. Ja hea meelega vaatame teie konkreetsele kaasusele otsa, et siis julgelt ühendust võtta ja kui on niisama soovi ka mõtteid vahetada või sparrida mõtetega, et siis hea meelega kuulan ja olen olemas, et usun, et see on vajalik ja kasulik selleks, et ehitussektorit digitaliseerida. Aga aitäh teile ja webinar saab siis olema ka kättesaadav YouTube'is ja kõigile osalejatele tulevad ka siis meilid peale webinari. Nii et tänud ja kohtumiseni.